Venelaset päivitavad ELI kuurortides. Ukraina linnadelle langevate rakettide saatel. 11 Euroopa riiki ytlesid. Aitab kaspiirit suletakse. Ketä usaldasid lapsed ja nende pered kuulis kohtuotsust. Seekord päris vanglakaristus. Väliä voib üürida kortteri, aga voib ka terve vangla. Miks Ruutsi rendib Eestilt vangla kohti ja keda sinna viia tahetakse? Eesti metsades kuulutati väliä vaikuse aeg. Rikkujaid pyyavad dronid, aga niil, kes rajuvad, on yksi pääsetee. Milline? Ukraina droonid ulatuvad juba kosmoseni sõnaotseses mõttes, pooles Moskvast Krimini ja Zelenskoi lubab lööke veel kaugemale kui kaugele. Zelenskoi andis Lukašenkalle 1 nädala. Kreml asus kohe liitlast kaitsma ja otsustas samal ajal tema saatuse tema eest ära, mida Kiev nõuab. Ukraina droonid ulatuvad nüüd juba ka kosmoseni, sõnaotseses mõttes. Ööl vastu 22. juuni tantsid sõjaväelased löögi Moskva lähistel asuvale kosmosesidekeskusele Dubna. Objekti kohale tõusis suitsusammas. Ja see oli vaid 1 punkt kaardil. Löögi alla sattusid droonioperaatorite väliaoppeala, mehitamata ohusöödukite juhtimispunktid, komandopunktid ja maanteesild, mille kaudu venelased vägesid ümber paigutasid. Peastaabi soonul on eesmärk 1, votta vaenlaselt ära logistika ja juhtimine. Ja pooles üle kogu kaardi, Moskvast Krimmini. Voronesis koolasid plahvatused, okupeeritud Armjanskis syttis FSB piirivalveteenistuse hoone. Moskva ise torjus Vene voimude versioni järgi massilise rünnaku ja luges pealinna suunalalla tulistatuks 59 drooni. Zelenskoi aga lubas, et see on alles algus. Ukraina suurendab kaugmaarakettide ja droonide lööke ning valmistab juba ette droone, mille lennuulatus ületab 3000 kilomeetrit. See on hetkeks mõelda kaugem kui Kiievist Uuraliteni. Ja samal ajal kui droonid lendavad, avas Zelenskoi veel 1 rinde, sonalise ning see on suunatud Minski pihta. Ukraina president andis Lukašenkalle 1 nädala 1 tingimuse täitmiseks. Viia piirialadelt ära tehnika, mis suunab Vene Shahede Ukraina linnadele. Jutt käib retranslaatoritest, niid aitavad droonidel sihtmärke täpsemalt tabada. Samal ajal tuletas Kiev meelde, et Minsk tarnib Vene armeele kütust ja teab, millised Valgevene tehased töötavad Moskva soojamasina hiiks. Pole vaja liigseid sõnu. Tal on täna vastavalt oma mastides repiiterid, Vene repiiterid, Valgevene omad. Mis vahet seal meile on? Tema territooriumil, piki 2 Ukrainaga piirnevat oblastit, asub tehnika, mis korrigeerib tuld Ukraina elanikkonna, just elanikkonna pihta. Seal ei ole meil praegu sellist tugevat rinnet, kus on Ukraina ja Valgevene. Seal tapetakse tsiviilisikuid. Seal on repiiterid vastavates mastides. Ta saab need maha võtta. Milleks sõnad, et ta ei taha sõjas olla? Võtku see tehnika maha, lülitagu see tehnika välja. Ma arvan, et talle piisab nädalast, et seda teha. Sest miks? Miks ma ütlen nädal? Sest praegu hukkuvad selle tõttu iga päev meie tsiviilinimesed saavad haavata lapsed. Kui ta seda ei tee, teeme seda meie. Samamoodi nagu tema, näiteks naftatöötlemistööstusega. Me teeme kõik, et venelastel poleks võimalust müüa naftat ja anda vastavalt diislit ja naftat oma armeele, sest see kõik kulub meie peale. Tema on täna peamine tarnija või üks peamisi tarnijaid Vene armeele, just Lukašenka, just Valgevene. Kas seda saab peatada? Olen kindel, et see on tema võimuses ja seda kontrollib tema. Kreml asus liitlast hetkega kaitsma. Peskov nimetas Zelenskoi soonu ohutamiseks ja Valgevene suveräänsuse riiveks. Tõepoolest, ja te teate, et ka Aleksandr Grigorjevitš on sellest rääkinud. Lähitulevikus on plaanis kontaktid. See on hea võimalus arutada neid ja teisi küsimusi. Aga nii, loomulikult on tegemist absoluutselt agressiivse ähvardusega. Sekkumisega teise riigi siseasjadesse, teise riigi suveräänsuse riivega. Kuid meil ei ole mingit kahtlust, et Valgevene juhtkond, Valgevene ise, on võimeline oma suveräänsust tagama. Tuleb välja üsna irooniline. Minski suveräänsuse pärast muretsetakse Moskvas, aga selles saatus tahetakse otsustada samuti siil. Kuigi Lukašenka jaoks on selline konstruktsioon juba ammu harjumuspärane. Ja nüüd Minskist Londonisse, kus peaministrid vahetuvad tihedamini kui aastaajad. Keir Starmer astub tagasi, püsides ametis vähem kui 2 aastat. Lahkumisel tunnistas ta, partei ei tule enam tema järel ning sellise juhiga valimisi ei voideta. Üks minister ütles talle The Timesi andmetel näkku lühidalt ja karmilt. Sinda ei toeta enam keegi. Koige tõenäolisemaks järglaseks peetakse Andy Burnhamit,
Inimest, keda Starmer pehmelt ööldes eriti ei sallinud. Ja se ei ole yhekordne torge, vaid juba traditsioon. Starmer on 6. Briti peaminister 10 aasta jooksul, kes sunniti enneaikselt lahkuma. Enne teda kaotasid oma ametikoha May, Johnson, Truss ja Sunak. Koik juhtus täpselt Brexiti 10. aastapäivä paiku, syndmuse, millest se poliittinen karussell sisuliselt algaski. Varem peeti Euroopa igavese poliittise ebastabiilsuse symboliksi Italiat. Nüüd naljatavat vaatlejad on kroon kindlalt Suurbritannia käes. Venelaset päivitavat Euroopa randades samalla ajal kuin veneraketit lentävät Ukraina linnade pihta. 11 Euroopa riiki otsustasid, et nii enam ei saa. Eesti ja veel 10 riiki, peamiselt pohjapoolsed, noutsid, et venelastele lopetataks turismiviisade väljastamine. Nende seas on Puula, Suome, Ruutsi, Balti riigid, samuti Norra ja Island. Kiri joudis eli välispolitiikka Juhi Kaja Kallase laualle. Loogika on lihtne, kuni Kreml lööb rahulikke linnu, ei tohiks selle kodanikud rahulikult eli kuurortides puhata. Aga nad puhkavat aktiivselt. 2025. aastal sai Schengeni viisa yli 620 000 venelase, peaaegu 60 000 rohkem kuin aasta varem. Ja siin ongi peamine vastuolu, viisasid jagatakse heldelt läänes, Prantsusmaal, Italias, Hispanias, Kreekas, aga piiri ja koik riskit kannavat idanaabrid. Tulemuseks on viisaostleminen. Tallinnas ööldi ära, minnakse viisa järjelle Pariisi. Miksi tousis lärm just nüüd? Ungaris ei ole enam Orbanit, kes aastaid blokeeris koiki meetmeid Moskva vastu, ja Ukraina toetajat tajusid hetke. Tosi, Venemaa turismijäris on sellele juba käega löödud, nende soonul on täieliku keelu voimaluset peaaegu null. Eks elame ja näemme, kes kelle yle mängib. Ja se lugu on raske. Eesti kohus saatis mitmeksi aastaksi trellide taha endise vaimuliku ja skaudijuhi Toomas Maarandi. Ta tunnistati syydi selles, että pani Korduvalt toime seksuaalväkivalda talle tuttavate laste suhtes. Nende suhtes kestedä usaldasid. Oluline detail, syypingis ei olnutta esimest korda. Varem pääsestä sarnaste kuritegude ees tingimisi karistusega ja joudis uesti kohtu ette juba uute syydistustega. C-kord on karistus realne. Neid kes varjavad end vaimuliku seisuse ja teiste usalduse taha, peatab monikord ainult vangla. Kui juba vanglatest juttu tuli. Väliä voib yridä kortteri, aga voibka terve vangla, Eesti valisteise variandi. Ruutsi leppis naabritega kokku vangikongide rentimises. Stockholmi parlament on tehingu juba heeks kiitnud, nüüd on asi Eesti käes. Esimesed vangit saabuvat Tartu vanglasse augustis, partiidena kuni 100 inimest kvartalis. Kokku räägitakse 400 kambrist 600 Ruutsi kinnipeetavalle. Leping solmitakse 5 aastaks voimalusega pikendada seda veel 3 aasta vorra. Valikutingi mused on reinged. Eesti vootab vastu ainult täiskasvanud mehi pikkade karistustega. Yldjuhul väkivalla voi narkokuritegude eest. Ei terroriste, alaealisi ega naisi. Ja mitte ykski neistä ei pääse Eestis vapadusse. Enne karistusajan loppu saadetakse koik tagasi Ruutsi. Koik kulud vootab enda kanda Stockholm. Eesti minister esitleb seda usalduse märginä, et ruutslaset usaldavat meie vanglasysteemi. No, maineid on erinevaid. Moni on kuulus kuurortide, moni aga töökindlate kongide puolesta. Vahetamme teemat politiika peale. Eesti valitseva reformierakonna Tallinna piirkonnas vahetub kapten ja seda just enne valimisi. Maris Lauri lahku pealinna organisatsiooni Juhi Kohalt. Pohjused on tema soonul eelkoige isiklikud. Piirkonna juhtiminen nouab täielikku pyhendumist ning enne valimisi peab sellele kohalle asuma inimene, kes panustab täielikult. Kuni augusti keskpaigani jääb Lauri ametisse, seejärel valib erakond uue juhi. Tallinna piirkonna juhtimine nõuab pidevat tähelepanu, aega ja energiat. Tunnen, et praeguses olukorras on õige hetk anda see vastutus üle inimesele, kes saab valimiste eel täielikult sellele rollile pühenduda. Soovia on juba olemas, kohalle tahab kandideerida Henri Arras, reformierakondlaste fraktsiooni juht Tallinna linnavolikogus. Lauri ise asus piirkonda juhtima alles eelmisel sygisel pärast seda, kui eelmine juhtkond kohalike valimiste järel tagasi astus. Tool paistab toesti rahutu olevat.
Ja lopetuseksi hinkamme korraks väliä. Eesti metsades kuulutati väliä vaikuse aeg, pesitsusoeg. Sel ajal, kui linnud poegi kasvatavad, ei tohi metsä rajuda. 1,5 kuu jooksul kontrollisid inspektorid peaegu 3000 ala ja peatasid 13 rajet, 2 neist otse kaitsealadel. Rikkujaid jälgitakse ohust. Droonid märkavad metsätöömasinaid vägahesti. Toosi. Rikkujatel on yksi pääsetee. Drone näeb traktorit. Aga ei näe lehesti ku sisse peidetut pesa. Se tottu keelatakse koige linnurikka mates. Metsades hoa ja korgajal igasugune raje, kui langetasid puukoos pesaga, siis loetakse, et hävitasid selle tahtlikult. Aasta algusest on selliste rikkumiste kohta esitatut 87 kaebust. Kontrollit kestävät juuli keskpaigani, niin et metsämeestel tuleb kannatada. Lindudel on praegu e-soigus.